sa oled nüüd siis täiega atesteeritud HT rallireid ehk siis sama meeskonna, millega lähevad Dakarile Toomas Triisa ja Mart Meeru mehaanik. Selleks aga käisid sa Hollandis kohapeal meeskonna juures, kus sind sisuliselt ütleme nii, et visati vette ja vaadati, kas ujud välja või ei uju ja sellega siis kindlustasid endale koha meeskonnas, et milles see selline sinu proovile panek seisnes ja mida üldse seal Hollandis tegid? Ja, et eelmine nädal siis viibisin Hollandis HT Racingu tiimi juures ja põhi selline test siis nägi välja selles, et tegime seal osadele tsiklitele hooldust ja valmistasime tsikleid siis ette Dakari ralliks. Et oligi, põhimõtteliselt oli see tsikli tundma õppimine ja kogu siis siuke, kuidas see tsikli üles on ehitatud. Lihtne. Jah, ma just tahtsin küsida, et kuivõrd palju see erineb sellest, millega sa siin Eestis võistlustel Redmoto tiimi all toimetades kokku puutud? Et see rallitsikkel on ikkagi võrreldes krossitsikliga on ta täiesti erinev. Krossitsikkel oma ehituselt on hästi lihtne võrreldes rallitsikliga. Endurotsikliga annab teda natuke võrrelda just elektri osa, aga rallitsiclil jällegi on elektrikomponent või elektrit tarbivaid komponente kõvasti rohkem ja see nagu alguses võib-olla valmistaski kõige rohkem muret või peavalu, et kuidas sellest aru saada, et kuidas seal mis käsi nagu toimib või kokku on pandud. Kas te käisite põhimõtteliselt sellise hetkega läbi umbes, et et nüüd ongi see hetk, et tsikkel sõidab Dakaril boksi sisse ja mis siis juhtuma hakkab? Jah, me põhimõtteliselt tegime läbi, tavahooldust päris ei teinud, et sellist ketipingutust ja seda see tuleb suhteliselt loomulikust juba, aga tegime läbi sellise vähe tugevama hoolduse, ehk siis ühel tsiklil kolvivahetus ja veel seal määrimistööd kiigel, mis peaks siis olema ligilähedane selle puhkepäeva hooldusega, kuigi puhkepäeval hetkeplaanidega ei vahetata kolbi, vaid vahetatakse kogu mootor ära, aga see selgub koha peal vastavalt oludele. Kuidas meeskond oli, sest sa pead ju selle tiimiga tegelikult päris palju aega siin jaanuari alguses koos veetma? Meeskond oli hästi tore ja arutasime koha peal ka, et järgmine aasta on hästi, hästi huvitav selles suhtes, et kogu tiimi peale peaks kokku olema 9 erinevat rahvust ja suhtluskeel on inglise keel ja siis saabki näha, et kuidas 9 erinevat rahvust ja kõikide kombed ja harjumused siis igapäevaselt toimima hakkavad selle 2,5 nädala jooksul. Viidi sind sellega kurssi, et mis sind seal 2,5 nädala jooksul Dakaril ees ootama hakkab, sest see on kõike muud kui selline spa ja puhkekodu. Seda küll jah, et kuna selle tiimi peamehaanik töötas eelmisel Dakaril tehase meeskonna ridades, siis ma arvan, et ta tõi mulle näited sihukestest ekstreemolukordadest või üldjuhul tehase tiimis on need asjad natuke karmimad või hullemad, et tema ütles, et tema päev nägi välja, et öösel kell 1 sai ta magama üldjuhul, kell 4 öösel oli äratus, ehk siis 3-4 tundi magamist, siis pakiti asjad kokku, saadeti sõitjad teele ja hakati liikuma järgmisesse servispunkti. Ja seal kohale jõudes siis tuleb asjad jälle lahti pakkida, teha valmis kogu oma boks sõitjate saabumiseks. Ja kui aega üle jääb, siis saab süüa, magada, puhata natukene, et eks ta 2 nädalat tihedat tööd on ja suhteliselt väheste unetundidega, et võib-olla annab võrrelda sõjaväega, kui 8 tundi saab magada, aga seda mitte ühe hooga, et jupikaupa kogu 24 tunni jooksul. Ja elate siis sellised klassikalised rekkamehed veoautos? Jah, et selles tiimis, kus nüüd Toomas ja Mart sõidavad, on kasutada
rekka, hetkel siis peaks olema 8x4 ja sprinter 4-veoline. Siis jagatakse rahvas ära rekka ja sprinteri vahel. Soovitati minule soojalt, et võiks rekkasse saada, et kuna rekkas on eraldi autojuht olemas, et siis ei peaks nagu enda jõudu nagu autojuhtimisele raiskama ja pluss on selles, et minul ainukesena olid veel veoautojuhi load, et siis see on väike selline eeldus, et ma sinna rekkasse saan, et äkki igaks juhuks on vaja autojuhti. Aga loodame, et ei ole, et kuigi ma ise ikkagi selle veoautoga tahaks proovida sõita, et see on siuke huvitav auto. Kui suur üldse meeskond on, ma just mõtlen mehaanikute poole pealt? Hetkeseisuga oli 3 mehaanikut ja peamehaanik, kes siis on valmis abistama nõu ja jõuga, pluss rekkajuht, kes siis vastutab varuosade ja kogu rekka sisu eest, et seal süsteem näeb välja selline, et kui mehaanikul on näiteks varuosa vaja, et siis ta ütleb selle rekkajuhile, kes teab nagu peast juba, kus mingid jupid on, et aja kokkuhoiu mõttes ei ole mõtet nagu mehaanikul joosta kuskil seal kastide vahel sobrada. Ja siis tiimimanager muidugi või tiimipealik, kes siis võtab vastu, kes käib koosolekutel, toob sõitjateni kõik uuendused ja igapäevaelu puudutavad küsimused.